Perearsti vastuvõtul on 63-aastane meespatsient, kelle anamneesis on 4 päeva tagasi puuhalu kukkumine vasaku jala suure varba piirkonda. Traumajärgselt tekkis nähtav moodustis verivill päris suurte mõõtmetega suure varba dorsaalpinnal ja patsienti häirib valu ja see tugevneb liikumisel. Meie eesmärk on kõigepealt hinnata luumurru võimalust. Selleks katsume nii kaudselt hinnata fraktuuri olemasolu. Kui ma praegu niimoodi vajutan piki varba telge, kas tunnete valu? Ei ole. Sellist tugevat valu ei ole. Ei ole. Et kui oleks ikkagi selline ebastabiilne murd, siis see annaks tugeva valu. Siis oleks ta valusama. Jah. Nii, ja mulle tundub, et see verivill ongi see kurja juur, mis teile praegu seda valu kõige rohkem põhjustab ja siin on ka väike selline kudeda ümbritsev tselluliit tekkinud. Nii, meie tegevuse eesmärk järgnevalt oleks selle verivilli avamine ja steriilne side ning patsient kannab kõva tallaga jalatsit, annab piirkonnale rahu. Desinfitseerime piirkonda ja valmistume siis villi avamiseks. Steriilse pakendiga autoklaavitud käärid ning väljub villi sisu. Asetasime ka patsiendi jala neerukaussi, et püüda niimoodi sekreeti. Kuidas praegu tunnete ennast? Ei ole viga. Nii. Ma arvan, et selle naha me siit püüame eemaldada. Nii, katsume niimoodi survet avaldades väljutada villi sisu. Võtame autoklaavitud anatoomilised pintsetid ja eemaldame siis osaliselt irdunud epidermise. Siin on ka hematoomi kogum. Hindame küüne fikseeritust. Küüs on fikseeritud ning seda ei peaks praegu eemaldama. Ja eemaldame selle hematoomi massi ja asetame siia parafiinvõrguga pronovidoonsalv sideme. Praegu on näits valus, aga saime siis selle hematoomi massi, mis kujutab endast infektsiooniriski, praegu eemaldatud ning eemaldasime irdunud epidermise ja asetame siia siis salvsideme läbi parafiinvõrgu.
ja kodus saate jätkata selle salvsidemega, et ma arvan, et teie tubli proua teeb selle asja kenasti korda. Ja seda räägi talle, et ta saab aru asjast. Jah, et korra päevas vahetada seda salvsidet ja küll ta siis paraneb. Et tegemist oli siis verivilliga, selline suuremmõõtmeline ning hakkas muutuma põletikuliseks. Juba põletik sees. Noh, kerge põletik. Ning praegu nüüd avasime selle villi, selle naha nii-öelda eemaldasime. Sealt varbaalt ka, jah? Kuidas? Sealt varbaalt ka, jah? Jah, et siis ta niimoodi on praegu. Nii. Kas valu hakkab praegu järgi andma? Nüüd on vähemaks selline. Kena. Nii, aga üks nädal aega niimoodi ravida ja siis peab see asi saama ikka korda. Ning kindlalt sellist luumurru leidu ei ole, siis oleks see varvas hoopis teistmoodi välja näinud. Luumurd on sisust valusam ka. Täpselt. Nii, aga natuke on rahu ikka anda külma siia Turuse piirkonda ja siis seda joodisalvi korra päevas sellega teha sidet ja küll ta läheb. Sa pead prouale rääkima saab. Täpselt, et teeme prouale asja hästi selgeks. Ja apteegist saab. Jah, apteegist saab küll. Tore, ja kui ta valutab, siis valurohtu, aga tõesti rahu, vähem käia, kanda kõva tallaga jalatsit ja külma siia piirkonda. Ja kui lamata, siis jalga kõrgemal, et siis see tursega alaneb. Aga asjad saavad kõik niimoodi korda. Head paranemist teile. Abielu musterneidis. Teeme patsiendi abikaasele asjad selgeks, et kõigepealt tuleb senine salvside eemaldada ja piirkonna desinfektsioon mitte alkohoolse nahapuhastuse lahusega. Et selleks võib olla siis näiteks asept, et see ei ole kibe. Et kõik need alkoholi alusel lahused on kole kibedad. Nii, ja sellele asetada pronovidoon salvside ja sellele omakorda steriilne marlikiht ja see fikseerida sidemega ja umbes nädal aega. Ma usun, et siis saab asi korda. Iga päev siis teda vahet. Jah. Ja piirkonnale anda rahu labajalale külmakeelikott 4-5 korda päevas ja korraga umbes 10-15 minutit ja lamades hoida jalg kõrgemal, et kui istuda niimoodi, siis jalg võib minna rohkem tursesse. Aga asi saab niimoodi korda. Ja luumurru tunnuseid ei olnud ning andke teada, kuidas see asi hakkab paranema ja kui on mõni mure, siis... Nädalaga nüüd ei parane, siis... Jah. Pean veel... Täpselt, aga tõesti tahan teada, kuidas läheb, aga praegu siis tegime niimoodi, et selline päris korralik verivill oli ja... Oli, see oli jube. Jah, aga nüüd ta väljus ja... Ta oli alla, sinna välja päris... Täpselt. Varba alla ta oli... Ei ole sükst asja elus näinud. Jah. Kõik hästi. Nii, aga kõik saab korda. Kui päris külmakeelikotti kodus ei ole, siis võib panna ka lund kilekotti. Ei, mul on neid külmas kapis, neid külma jäätükke. Väga hästi. Mis asjad lihtsalt riidesse panna peale panna. Täpselt jah, et päris selline jää vastu nahka ka ei ole hea, aga kui ta niimoodi pandud ilusti kas kile sisse ja see keeratud omakorda räti sisse, et siis selline paras jahe, et võtab seda turset sealt labajala piirkonnast alla. Ja. Vaatame, ehk saame hakkama. Kindlasti. Kena, siis on praegu kõik. Perearsti vastuvõtul on taas 64-aastane meespatsient, kes pöördus vastuvõtule 2 nädalat tagasi seoses vasaku jala esimese varba traumaga. Puuhalg oli kukkunud varbale, tekkinud ulatuslik verivill. Hindasime tookord luu vigastuse tõenäosust. Kliiniliselt see oli vähe tõenäoline. Eemaldasime irdunud epiteeli ja evakueerisime verivilli sisu.
ning üldiselt on kulg soodus. Kuidas praegu on, kui ma niimoodi siit vajutan? ei ole midagi. Ei ole midagi. Selge. Ma arvan, et seome niimoodi veel paar päeva edasi, et patsient, tema abikaasa on kenasti varvast hooldanud ja sidet vahetanud. Aga loeme selle asja siis paranenuks. Patsient võiks kodus jätkata sidumist astelpaju õliga. Et astelpaju õlilapikene siia regenereeruvale epiteelile peale panna. Ja võib juhtuda, et ka küüs võib irduda. Aga esialgu on ta fikseerunud ja ei hakka teda puutuma. ta ajab ise aegu ja. Jah, et ta ise siis otsustab, kas ta tahab ära tulla või mitte. Et kui ta hakkab ära tulema ja niimoodi ripakil ja teeb häda, et siis peab aitama, aga mine sa tea, äkki ta isegi jääb külge. Jah, et ei hakka teda praegu puutuma. praegu ei hakka midagi. Jah, et see küüs ise toetab ju varvast ja annab täiendavalt nagu väikse lahase funktsiooni. Nii, aga olete tubli, ikka juhtub selliseid asju.